Nüüd hüppame ka Infoauto Fordi salongi ja vaatame, millised on Fordi tarbesõidukite uudised. Jah, Fordil on eelmine ja tänavune aasta olnud tarbesõidukite osas väga viljakas. Nimelt on siin kuskil 18 kuu jooksul täielikult uuenenud kogu tarbesõidukite mudelivalik, alates kõige pisemast ehk Courieri perekonnast kuni kõige suurema Ford Transiti kaubikuteni. Turg on muutunud valivaks, siin soovitakse erinevatele funktsioonidele erineva suuruse, kandevõime ja mahutavusega tarbesõidukeid ja sestap nii nagu teisedki tarbesõidukite tootjad on ka Ford selle nõudlusele vastanud siis oma pakkumisega ja nüüd on nii-öelda äri tegemiseks, ettevõtmiseks ja kaubaveoks väga erineva suurusega sõidukeid välja pakkuda. Mis puutub Transitisse, siis ma saan uhkusega öelda, jah, et Transit, mis on tegelikult kaubiku sünonüüm tänaseks juba 50 aastat olnud, on nii-öelda nüüd oma uue mudeli näol parem kui kunagi varem. Kui me need uusi mudeleid vaatame, siis järgmine minema hakkame. Minule jääb esimesena silme kohe need uued ninad, mis on Fiestadel, Focustel, mis on ka sõiduautel. No see näitab nüüd tänapäeva siis Fordi tarbesõidukite suurt disaini suunda, mis on suhteliselt läbivad jooned, on näha siis samal uuel Courieril, nii siis Transit versioonil kui Tourne versioonil, samamoodi on ta sarnane uuel Transit Customil ehk siis Customil ja tegelikult sama joont siis on näha ka siis nüüd selle kõige värskemal ja ilmselt ka kõige siis nõutava mudeli Fordi tarbesõidukite valikust uuel Ford Transitil. Nagu Fordil on tarbesõidukite ja eriti Transiti puhul kombeks olnud läbi ajaloo, siis reeglina iga uus mudel kasvab umbes 10% võrreldes eelmisega. Siin on ka tegelikult nüüd kõrvuti olles väga täpselt näha, et punane kaadris olev auto siis on täpselt analoog nüüd sellele vanemale mudelile valgele. Et mudeli tähistus on sama. Ja hind ei ole, pean tunnistama, väga palju kasvanud? Ei ole, sellest ta ei ole proportsionaalselt sama, mis on auto enda kasv. Praegu siin on mudeleid, üks mudelikikus on nii palju, siis kas iga mudelile on ikka selle mootori valikut ka, kas see klassika ikka bensiin versus diisel jääb praegu? Kindlasti. Tähendab, ainukesed kaks mudelit, millele hetkel Ford ei paku bensiinil töötavad mootorid on siis Custom ja Transit. Et nii Courieril kui ka Connectil on olemas nii bensiini kui diiselmootorid ja bensiini puhul siis kindlasti tooks välja selle, et mõlemal mainitud mudelil on kas valikus siis Fordi nii-öelda kolmekordselt tituleeritud rahvusvaheliseks aastamootoriks siis see 1-liitrine EcoBoost turboga bensiinimootor. Seda saab iga inimene siia Infoautos tulla proovima kaasa. Ma tean, et umbusk on inimestel ikkagi suur sellest. Kindlasti, ütleme sellise väikse kubaturiga mootori kindel argument on kindlasti proovisõit.